Ilmselt nende inimeste arv, kes sellist passi omavad, on suurem. Kui suur see protsent on keeruline hinnata. Paljud kindlasti ei ole siit kuhugile liikunud ja passi pole vaja olnud. Nüüd on siis lõpetanud Eesti riik selliste passide tunnustamise. Siin oleneb, millisel eesmärgil inimene Eestis viibib, kas ta viibib viisa alusel või elamisloaga. Kui inimene viibib viisa alusel ja lahkub Eestist enne 31. märtsi sellel aastal, siis tagasi tulles peab tal olema biomeetriline pass. Need inimesed, kes elavad Eestis elamisloa alusel, nendel on üleminek aeg kuni septembri lõpuni sellel aastal, et vahetada oma mittebiomeetriline pass biomeetrilise passi vastu. Selleks kodanik, kes soovib dokumenti vahetada, Venemaale sõitma ei pea. Saatkonna andmetel saab seda teha siin koha peal. Lisaks Eestile ei tunnusta Venemaa mittebiomeetrilist passi Euroopas vaid 2 riiki, Taani ja Tšehhi. Seega me võime selles osas jääda ka suhteliselt ainukesteks riikideks. Eesti otsus põhineb ikkagi sellel, et mittebiomeetriline pass ei ole turvaline, mittebiomeetriline pass ei sisalda isikuandmetega kiipi ja ei ole võimalik tuvastada sõrmejälgede järgi piiril ja samuti mittebiomeetrilise passi puhul ei ole tuvastatav, milline ametiasutus Venemaal selle on väljastanud, kas on väljastatud Venemaal või okupeeritud aladel. Teine oluline teadmine, mis puudutab reisimist, on seotud Suurbritanniaga, kuhu sisemisel tuleb siis täita elektrooniline viisataotlus ehk ETA. Seda ka juhul, kui Inglismaa on reisil transiitriik. Ka siin tuleb üht-teist tähele panna. Siin ongi hoiatus inimestele, et nad jälgiksid, et nad teeksid läbi õige kodulehe või äpi. Sest on tulnud ette juhuseid, kus inimesed teevad läbi vahendusfirma ja see läheb neile maksma rohkem kui 10 naela. Ja Välisministeerium on oma reisitargalt Suurbritannia info alla pannud selle informatsiooni täpse kodulehe aadressiga, kust peaks siis seda elektroonset reisiluba taotlema. Selle taotluse menetlemine võtab aega mõned tööpäevad. Teadmiseks veel nii palju, et selle eest makstav riigi lõiv suureneb alates 9. aprillist 16 Suurbritannia naelani.